Anthony Robbins on öelnud: mind leads, life follows. Ehk mõistus juhib, elu järgneb. Kõik algab meie mõtetest. Mitte olukordadest, mitte teiste arvamusest, mitte välisest kaosest või korratusest, vaid sellest, kuidas meie mõtleme. Meie meel loob tähenduse ja selle tähenduse kaudu liigub elu. Mind leads, life follows. See ei ole lihtsalt aforism, vaid elutõde. Kui sa ärkad hommikul mure või hirmuga, siis hakkab kogu päev kõlama nende emotsioonide järgi. Kui sa ärkad selguse ja usaldusega, siis leiab elu selle tee, et vastata nendele nootidele. Meie meel on nagu häälestaja. See annab suuna, millest elu end edasi arendab. Kujuta ette, et su mõtted on nagu seemned. Kui külvad pidevalt kahtlust, muret, viha või pettumust, siis sellest ei saa kasvada rõõmu ega rahu. Kui sa aga hakkad teadlikult külvama usaldust, tänulikkust, visiooni ja avatust, siis elu, isegi kui ta vahepeal eksib, tuleb ikka ja jälle tagasi sinu meeleruumi järgi orienteerudes. Sest elu ei saa mööduda su sisemaailmast. Sa võid üritada kontrollida väliseid asju, inimesi, sündmusi, ajastust, aga su meel on ainus koht, kus sul on päriselt võim. Ja kui sa seda võimu austad ja kasutad loovalt, pehmelt ja sihiga, hakkab elu sind toetama. Mõistus on nagu tuli. Ta võib põletada või valgustada. Sina valid. Kas su mõtted loovad võimalusi või takistusi? Kas sa mõtled pigem selle peale, mis on puudu, või selle peale, mida on võimalik luua? Kõige tugevamad elumuutused ei algagi tegevusest, vaid tajumuutusest. Ja tajumuutus algab meele juhtimisest. Mitte distsipliinina, kus sa surud maha ebamugavad mõtted, vaid armastava kohaloluna, kus sa valid, kuhu tähelepanu suunata. Kui sinu meel liigub valguse poole, liigub sinna ka elu. Kui su meel hoiab sind kinni minevikus, liigub elu ringiratast. Ja kui meel otsustab, et on aeg edasi liikuda, ilma selge plaanita ja sisemise kindlusega, siis elu hakkab vaikselt avanema uutel viisidel. Elu järgib sind. Mitte küll alati kohe, mitte alati nii, nagu sina loodad, aga alati vastuseks sellele, kes sa sisimas valid olla. Nii et kui sinu maailm tundub segane, hakka pihta mitte maailmast, vaid iseendast. Jälgi oma mõtteid, korda rahustavaid lauseid, loo uus narratiiv. Luba oma meelel olla kompass, mitte segaja. Mind leads, life follows. Aitäh ja peatse kuulmiseni!